oleme siis siin Leedus, kus Eesti ja Läti vaheline mäng lõppes Eestile kaotusega, meie poolt vaadatuna siis seisuga 1-4. Meiega on Eesti koondise ründaja Siim Liivik. Kuidas mängu kokku võtad, kuidas analüüsiksid? Oli palju karistusi, kuidas analüüsid? No, minu arust oli üsna tasavõrdne mäng, kuna siia kolmanda lõpuni ja siis meil tuli mingi 2-minutiline must hetk, kus siis vastane tegi 2-3 väravat ja mäng oli läbi, aga minu arust muidu me võitlesime hästi ja proovisime parima, et esimene periood oli natuke liiga nagu võib-olla, ma ei tea, natuke imelik. Viskasime litrit niisama igale poole, aga minu arust poisid näitasid head südant ja et selles mõttes oli vahva mäng. Sinu seisukohalt küll seda otsustab treener, aga milliseid korrektuure peaks homseks tegema? Homme meil mäng Rumeeniaga. Ja, ma ei teagi, et korrame ennast kokku lihtsalt ja ma arvan, et me mängisime üsna hästi, et lihtsalt see 2 minuti must hetk oli lihtsalt täna maksis liiga palju meile. Meeskonna vaim on hea? Väga hea, et nagu ma ütlesin, et suure südamega poisid mängisid ja sellest pole üldse probleemi. Aitäh sulle! Aitäh! Mäng siis Lätiga lõppes meile kahjuks meie poolt vaadatuna 1-4 kaotusega. Kuidas treenerina mängu kokku võtad, mis meie jaoks töötas, mis ei töötanud? Analüüsi? No, esimest 2 kolmandikku ma mõtlesin, et mängisime super hästi, et natuke raskusi oli selle mängu ehitusega, aga muidu ma arvan, et 2 esimest kolmandikku oli väga head mängu, meil oli palju häid võimalusi, rohkem kui 1 väravalüüja, aga ei tulnud ära. 3. kolmandiku kahjuks need karistused tapsid selle meie momentumi ära, et vastused sai seal selle 2-1 värava sealt ülekaaluga ja ma arvan, et see natukene tapsis seda, et me ei saanud seda sellist nagu mängu enam kokku. Meil oli nii palju need karistused 3. kolmandikus. Homme ootab Eestit meid uus mäng Rumeeniaga. Kas muudad midagi mänguplaanis? Mida sellelt mängult oodata homme võiks? No, me küll ei muuda midagi, et mängijatest vahetub väike osa, et mõned lähtavad ära koosseisust ja mõned tulevad juurde, et selles mõttes on hea mäng jälle proovida uusi mängijaid. Ma arvan, et homme jälle keegi, kes mängib esimese meestekondise mängu, et eks näeb. On harjutus järgmisel kevadel toimuvaks MM-iks Tallinnas? Loomulikult, et meie ei mõtle seda turniiri võitu või midagi sellist. Me läheme iga mängu võitma küll, aga see meie kõige tähtsam eesmärk on seal alles kevadel. Meeskonna vaim on hea? Muidugi. Aitäh sulle! Aitäh!